No nii, tere hommikust ja tere kaunist esmaspäeva ja algavat uut nädalat. Nagu te juba nägite, siis meie peres on täna üks väga eriline päev. Üks väga-väga eriline päev, nimelt on Leo teine sünnipäev. Nii et meie hommik on olnud väga varajane, me oleme siin juba tähistanud ja nüüd on kell tegelikult juba 11 saamas. Viisime Leo lasteaeda ja siis ma tulin koju ja kiirelt koristasin ja nüüd alustan õpingutega. Ma võtsin täna vaba päeva, ametlikult siis lapsepäeva. Ja tegelikult algselt üldse mitte sellel põhjusel, et Leo sünnipäev on, vaid sellepärast, et mul on nüüd lõpuks PERH-is kardioloogi aeg ja see on keset päeva ja seal võib minna päris pikalt, nagu ma aru sain. Nii et mul oli vaja sellist vaba päeva selleks, aga see on mul kell 2 ja praegu on kell 11. Nii et jämedalt 2 tundi on mul aega siin kodus tegeleda kooli asjadega. Ma tegelikult planeerisin selleks natuke rohkem, sest mul on vaja hakata kirjutama. Aga eks mulle meeldibki endale väljakutseid esitada. Nii et proovime väiksema ajaga hakkama saada. Aga ma tahtsin näidata teile, ma siin eile puhusin neid õhupalle ja tegin siin kaunistusi ja kõige parem on see, et meil oli hommikul kingitused ja kõik värvid, särgid, aga teate, 2-aastasele ei ole üldse palju vaja. Kõige suurem atraktsioon ja rõõm oli tal õhupallidest. Ja teine asi, mis tal rõõmu tõi, ma kohe näitan, ma keeran selle kaamera korraks teistpidi. Teine asi, mis talle rõõmu tõi, siin on need õhupallid ja igast muud, et kui ta hommikul ärkas, siis ta siit niimoodi alla tuli suure rõõmuga. Aga kõige rohkem talle meeldisid need loomakesed nende mütsikestega. Nii et see õhupallid olid tema jaoks nagu kõige suurem atraktsioon ja rõõm. Nii et kingituste avamiseni me ei jõudnudki. Ühe kingitused ta vist vaatas ühte raamatut, aga ülejäänud teda ei huvitanud. Minu arust ta isegi ei pannud tähele, et tal need kingitused on. Ma korra küll näitasin talle, et äkki tahad siia piiluda või midagi. Aga ei, tema tahtis oma õhupalle. Nii et võt 2-aastasele on väga vähe õnneks vaja. Ja siis ma hommikul siin lõikusin arbuusi ja pirni ja mingeid piknikujuustu talle sinna lasteaeda kaasa. Et pigem eelistatakse selliseid puuvilju ja juurvilju ja võib-olla isegi soolaseid snäkke. Et komme päris 2-aastasele ei ole mõistlik vist viia. Nii et seda ma siin olen teinud. Ja nüüd ma räägin, mul oli plaanis hakata oma kooli asjadega tegutsema kell, ma panin endale kalendrisse vist 9:15. Noh, ma olen oma ajast päris mitu tundi maas. Aga me tegime, kuna on nii ilus päiksepaisteline hommik, siis me tegime Mihkliga ühe siukse tunniajase jalutuskäigu siin oma kodukandis, et korraks reflekteerida, et kuidas me küll oleme sellised 2 lapse vanemad ja neist väiksem on juba 2, et selline tore jalutuskäik oli meil ka siin hommikul. Nii, aga ma mõtlesin, et ma kiirelt juhatan siis selle vlogi sisse ja hakkan oma äkki seda diivani peale minna ja ma aitan sind kohe. Aga ma hakkan oma koolitöödega nüüd pihta. Nii, vahepeal on kell saanud 13:10, nii et ma pean hakkama kohe varsti arsti juurde minema. Tekkis siuke väsimus.
ja ma siin koristan kiirelt kööki. Sain oma kõne enam-vähem kirjutatud, aga ma pean ütlema, et 10-minutilist kõne kirjutada on ikka päris väljakutsuv. Ma praegu nagu lugesin seda iseendale ja see on siuke mingi 7 minutit pikk. Aga ma ei tea, ma kuidagi nii väsisin praegu ära, et ma pean korraks sealt eemalduma. Ma teen selle köögi korda ja siis lähme arsti juurde. Olemisega, aga ma isegi ei teinud täna väga palju, aga kirjutus pärast vaatan, aga panin just Leo magama ja Mihkel on trennis ja Brianna on oma toas, teeb mingeid asju. Ma ei tea, kuidagi nii rasked on laste sünnipäevad emotsionaalselt. Natuke lähemale, sorry, ma näen küll nii jõudne välja, aga vahet pole. Et need on kuidagi nii rasked, sest ühelt poolt sul on nagu tore, kuidas nad õpivad ja arenevad ja saavad nagu suuremateks inimesteks järjest. Aga teiselt poolt tahaks nagu, et nad oleks igavesti nii väikesed, nagu nii siirad ja kuidagi, et sina oled ikka veel kogu nende maailm kuidagi ja järjest vähem muidugi iga aastaga, aga tore päev, ilm oli imeelus. Ja seoses kardioloogiga, ma käisin siis kardioloogi vastuvõtul nüüd. Mul tehti veel uuesti kardiogramm ja ma pean minema nüüd uuesti, või noh, ma veel pole käinud, aga pean minema nüüd veel koormustestile. Aga üldplaanis ma sain aru, et mu süda on ikkagi terve. Ma sain küll südamerood, mis, kuna mul süda ikkagi teeb mingisugusel määral lisalööke, mis ei ole väga tavapäratu, aga ei ole ka selline, kõikidel ei tee ühesõnaga. Mul teeb ja vahepeal, kui mul need südame puberdamise hood on, siis vajaduspõhiselt on mul siis üks ravim, mida ma saan võtta. Aga üldplaanis jah, nagu südame nagu kojad, vatsakesed, whatever, kõik see on nagu korras. Lihtsalt ma sain aru, et minul on kas siis geneetiliselt või kuidagi on mingisugused punktid, mis annavad südamele lisalööke, ma sain aru. Ma ei tea, kui keegi on minust targem, siis võib-olla saab mulle paremini seletada, kuigi see kardioloog, kelle juures ma käisin, siuke vanem proua, oli väga-väga tore, väga-väga nagu mõistev ja kuidagi väga rahulikult selgitas kõike. Aga nagu ma aru sain, siis mingitel juhtudel ikkagi, kas neid mingid punkte siis kõrvetatakse kuidagi, minnakse nagu mingite asjadega ikkagi sinna südame lähedale kuidagi ja siis kõrvetatakse neid ühesõnaga. Aga ta ütles, et ta nagu selleks hetkel mingisugust vajadust ei näe, et see kliiniline pilt ei ole nagu selline, mis nõuaks nagu kohest sellist sekkumist. Nii et jaa, aga kuna mul ka pulss joostes näiteks läheb, tõuseb hästi kõrgele. Ma olen võimeline kõrge pulssiga väga kaua jooksma, ühesõnaga minu jaoks on see väga tavapärane, et mu pulss on väga kõrge ja isegi ükski väline tegur nii-öelda ei viitaks sellele, et mul on väga kõrge pulss, aga tegelikult mul on hästi kõrge pulss, läheb kõrgeks hästi kiiresti ja tegelikult tuleb ka alla suhteliselt kiiresti. Et see väga nagu, see ka omamoodi väga tavapärane vist ei ole, kuigi naistel vist pigem nagu trenni tehes ongi natuke kõrgemapoolne pulss, aga ikkagi mul on nagu
ütleme nii, ikkagi suhteliselt ekstreemselt kõrgele võib see minna. Et jah, ühesõnaga, nii et ta mõtles, et äkki igaks juhuks teha ikkagi see koormustest ka, et vaadata, mis see pulss siis räägib. Vot, aga selline see pilt ühesõnaga praegu on. Muidugi küsis ka, et mis tööd ma teen ja ega mul juhuslikult mingit stressi võiks olla. Et noh, et sellise, need, kellel südamega neid lisalööke tuleb, et siis võiks ikkagi nagu rahulikult võtta ja või mingi noh, jah. Aga mis ma veel tahtsin öelda? Enam ei mäleta. Igal juhul kell on praegu natuke 7 läbi. Ja ma mõtlesin, et ma natukene üllatus, teen kooli asju. Ja vaatan homseks päevaks võib-olla mingeid, ma ei teagi. Mõtlen, kas ma nagu valmistan enda homset päeva kuidagi veel ette. Pean mõtlema. Igal juhul selline esmaspäev, selline nädala algus ja selline Leo sünnipäev. Ma ei tea, ma kuidagi tänast päevast vist rohkem midagi lisada ei ole. See on äkki veel tüki kooki. Leole kusjuures kook üldse ei läinud. Ja hea on, et ma ostsin suure arbuusi, sest et seda ta sõi siin nagu väga innukalt. Ja ma sain aru, et lasteaias oli ka ikkagi väga peale läinud see väike puuvilja arbuusi ja see väike vaagen. Võt nii. Käes on teisipäev ja kell on kohe saamas 7 ja ma hakkan kohe lapsi üles ajama, mingi ime läbi on nad täna kuidagi hilisemad ärkajad. Muidu Leo ärkab kindlasti juba mingisugune 6-7 vahel, pigem 6 poole. Aga ta täna öösel mingi 4 aeg ärkas korra üles, nuttis. Ma ei saanudki aru, et kas ta nägi äkki mingit halba und või ma lihtsalt loodan, et tal jälle mingi kõrva ei valuta kuskilt. Pean tule panema. Nii et kell 4 ma käisin teda korraks lohutamas, aga võib-olla ta siis jäi uuesti nii sügavalt magama, et magas kauem. Igal juhul ma kohe hakkan neid äratama, ma ise olen üleval kella 5. Viimased tööasjad tegin eile õhtul kodus kell 9. Jah. On lihtsalt selline aeg. Igasugune ports ülesandeid kohe kukkus esimesel tööpäeval mulle lauale ja kohe üks koosolek sai läbi viidud, nii et tööd on. Mis on ju tegelikult ühelt poolt tore, on ju. Aga jah, ühesõnaga ärkasime mõlemad Mihkliga mingi 5. Ta juba läks trenni, tuleb kohe tagasi. Ja mina lähen siis viin Leo ära ja lähen tööle. Ja nii see elu siin käib. Päris raske on juba see pime aeg, et eile korra oli mõte, et minna veel õhtul jalutama. Ja ma mõtlesin,
ja ma ei tee ikkagi tööd, võib-olla teen pärast tööd, et lähen mingi 8-9 jalutama, kui juba nii pime oli, et mul tuleb seal õues lihtsalt uni peale ja siis ma ei jaksa mingeid asju enam ära teha, nii et ei läinud jalutama. Ja täna hommikul ka, nüüd ma vaatan vaikselt see päike tõuseb siin. Jah, nii et pime aeg on käes. Peab jälle kuidagi ümber harjuma sellega. Passin siin ummikus, ma mõtlesin korra räägin paar sõna. Lihtsalt ma tahtsin nagu jagada nii suurt rõõmu, et ma olen selle Leo lasteaiaga lihtsalt nii rahul. Et ma ei tea, kohe instantly tekkis klikk nende õpetajatega ka ja kogu see koostöö ja see on lihtsalt nagu, ma ei tea, kuidagi nii hea tunne on, et kui sinu lapsega veedavad aega normaalselt täiskasvanud. Sest ikkagi nii suure osa ajast on Leo ju ka tegelikult nende kasvatada ja hoida, nii et kuidagi täna ma kuidagi tundsin nagu nii suurt soojust südames, et Leo on nagu hoitud. Aga kuna täna pandi siit trammi mingisugune tee ja mingi ristmik kinni, siis ma varusin aega, et tulla varem. Et äkki ma muidu jään hiljaks. Ja hommikutes ikka passimist siin on, nii et kell on õnneks alles 8:29, nii et jõuan ilusti. No, lõikate? Vaadake, aasta ema annab lapsele valmis toitu ja isegi ei viitsi taldrikusse panna, vaid otse sellest karbist. Igatahes käes on õhtu, kell saab mingi 6:30 kohe. Vaene laps oled või? Oled vaene laps või? Otse sai või? Issand kärbes. Ja jah, ma olen nii väsinud süüa teha, ei jaksanud. Ja ma lihtsalt näitan, et kui te arvate, et ma jõuan kõike, siis siin on tõestus. Et see ei jõua. Ja otsi sai. Kodused ahjukartulid. Mis veel? Tahad seda riisitoitu ka või? See on terav ja ma ei usu, et sa seda tahad. Tahad proovida või? Okei. Igal juhul ma olen mega väsinud. Mul on lihtsalt nii palju tööd. Mul on siuke tunne, ma käin siin ainult kurtmas ja hädaldamas, et ma... Aga kuidagi jah, nii juhtus praegu. Näe, Leo, palun lase otse siit tünnist, ma ei viitsi panna. Anna mulle see kahvel. Ja jah, selline see õhtupoolik siin on. Leo sööb ära, siis läheb pessu mingi aja pärast ja siis tuttu ja siis ma pean mingid tööasjad veel lõpetama. Issand jumal, mis toimub mu juustega. Ja siis, ma ei tea, peaks vist puhkama ka vahelduseks. Noh, mis juhtus? Kukkus maha või? Kukkus sille sulle või? Või oli terav? Ei tea. Nii et selline on olnud meie tänane päev. Täna on... Mis päev täna on? Kolmapäev või? On juba kolmapäev või? Mis on mingi kella on kuskil? Homme on siis neljapäev või?
ongi nii. Okei. Tere hommikust. Oleme siin lasteaia tiirul. Ma magasin nii halvasti lihtsalt. Täna on neljapäev ja ma olen nii väsinud. Võtsin enda kohukese. Ma ei tea, kuidagi väga väsinud täna, aga jah, loodame, et päev möödub kiirelt, ma jõuan kõik asjad tehtud, mis plaanis. Vist olen nii väsinud. Iga ilm on ilus. Külm, aga ilus. Tere kaunist laupäeva hommikud. Issand, mu juuksed, ma just tulin pesust. On möödunud päris mitu päeva filmimise vabalt, siis ma käin ringi ja mõistes ei võta. Aga jah, see on laupäev juba ja kell on mingisugune, sorry, ma teen endale ühte pannkooki soojaks, 11:25 ja ma ärkasin umbes mingi tund aega tagasi, mis te nagu teate, on ääretult tavapäratu minu jaoks, aga kuna ma käisin eile õhtul sõbrannadega aega veetmas väga lustakalt, mitte küll kuskil peol ega selles mõttes, sest et peol ei käi ma juba aastaid, aga olime niimoodi kodus mõnusasti ja ühesõnaga õhtu issand jumal, ma olen nagu mingi disabled juba, ühesõnaga õhtu läks väga pikale niimoodi, et ma jõudsin koju äkki mingi 2:30 ja sai ootud natukene mulli, mis tegelikult oli üsna vajalik, sest et mitte, et me kiidaks heaks, et alkoholiga peaks ennast kuidagi kas tähistama või ma ei tea, lõõgastuma. Ja tegelikult uneneda mõjub on ju kindlasti destruktiivselt ja mitte eriti hästi, aga sellele vaatamata ma pean tunnistama, et ma magasin nagu imeliselt lihtsalt. Ma olen täiesti välja puhanud ja ma tunnen, et ma olen palju rahulikum. Sest see esimene töönädal oli minu jaoks omamoodi väljakutsuv, sest et ma tunnen ikkagi väga-väga suurt vastutust ettevõtte ees, inimeste ees, kõigi nende protsesside ees, ühesõnaga kõik läks väga hästi selles mõttes, ma üldse ei pabista, aga samal ajal oli koolitöid palju teha ja ma tegelikult hakkangi kohe ühte tegema ka, sest et ma need jätsin teadlikult, mõned tegin ära, mõned jätsin siia nädalavahetusse, sest et esimene töönädal ikkagi oli pingelisem kindlasti kui nüüd järgmised, ma arvan, aga ja ka töömahu mõttes ma ei lõpetanud, ma ei alustanud ükski päev kell 9, vaid ma jõudsin tööle umbes mingi 8:30 ja lõpetasin äkki mingi peale 5 ja tegelikult mõni päev isegi 6 ja tegelikult tegin kodust ka tööd, et ühesõnaga väga töötähe all oli see nädal. Aga nüüd mul on suur rõõm süüa pannkooke, mida Mihkel siin hommikul küpsetas nii vaikselt, et ma isegi ei kuulnud. Ta on praegu lastega õues. Ja siis ta tuleb tuppa mingi, ma arvan, poole tunni jooksul, siis Leo läheb magama ja siis vaatame, mis me pärast teeme. Meil on ühele sünnipäevale tegelikult minek, õnneks on siin samas. Lapse sünnipäeval
sest me käime ainult enamasti laste sünnipäevadel. Aga ma veel mõtlen, et kas ma lähen järgi, sest nüüd mul on oluline oma kooliasjad ka ilusti järgi võtta. Aga ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle vlogi ära. Tuli selline Leo tähistamise vlog. Leo sünnipäeva me tähistame tegelikult alles mitme nädala pärast, 2 nädala pärast, sest lihtsalt keeruline oli kuidagi graafikutesse klappima saada seda aega, sest et siin oli nii palju muid tegemisi. Nii et tema sünnipäeva tähistame nii-öelda mängutoas alles ülejärgmisel nädalavahetusel. Ei mäleta isegi. Pean üle vaatama. Aga selline hommikune tähistamine tema õigel päeval siis oli siuke kodune ja mõnus ja hubane ja nagu ma ütlesin, siis siiamaani ta on vaimustuses. Mul on siiamaani need, mis ma vaatan, kas te näete. Siis ma ei oska filmida niipidi. Mul on siiamaani need kaunistused üleval. Sest et ta siiamaani tunneb kõige suuremat rõõmu nendest õhupallidest. Ja siis ma kusjuures mingi hetk mõtlesin, et ma vahetan ära. Et varsti on ju Halloween ja värgid-särgid, nii et võiks siia mingisuguse ägeda kaunistuse värgi teha. Aga tulles tagasi lõpetamise juurde ja ma saan hakata vaikselt siin sööma, siis thanks, et sa vaatasid. Aitäh, et sa oled ikka veel minuga. Vlogid on olnud mitte väga struktureeritud ja mitte väga korrapärast, aga praegu see elu lihtsalt on selline. Ja ma saan aru, et te ikka mõistate ka, et mu elutempo praegu on natukene kiirem. Aga igal juhul olge tublid ja näeme juba varsti jälle. Tšau!